Hammaste tundlikkus tekib kas valest harjamistehnikast, happelistest toitudest või siis teatud hambapastadest. Tundlikkus tekib siis, kui on paljastunud hambadentiin. Tavaliselt on hamba kõige pindmine kiht email, aga kui see maha kulub, siis paljastubki sealt alt dentiin ja see on väga tundlik. Samuti paljastub dentiin siis, kui ige taandub ja tuleb nähtavale hamba juure pind. Hammaste tundlikkuse puhul tuleks esmalt kõrvaldada põhjus, miks dentiin on paljastunud ja teiseks vähendada juba tekkinud tundlikkust. Tihti on hammaste tundlikkus põhjustatud igeme taandumisest. Seda tekitab siis kas liiga tugev harjamine või siis igeme põletik. Selleks, et igeme taandumist ei tekiks, tuleks valida pehme hambahari, hoida seda käes nagu pliiatsit ja siis harjata hambaid nii, et osad harjased puhastavad hamba mälumispinda ja osad igemeserva. Et niimoodi viltu peaks siis hambahari olema. Hammaste tundlikkust võib põhjustada ka liiga happeline toit, näiteks õunad või Coca-Cola. Tavaliselt möödub see tundlikkus iseenesest, kui toiduvalik muutub jälle vähem happeliseks. Tasub ka meeles pidada, et valgendavad hambapastad sisaldavad aineid, mis kulutavad emaili. Ja kui email kulub, siis paljastub jällegi dentiin, mis on tundlik. Lisaks on dentiin ka väga kollast värvi, mis tähendab seda, et pikemal kasutamisel valgendavad hambapastad hoopiski muudavad hammast kollasemaks. Kui tundlikkus on juba tekkinud, siis võib kasutada tundlikele hammastele mõeldud hambapastat. Seda võib määrida näiteks 15 minutiks iga päev tundlikule kohale, nii kaua, kuni tundlikkus ära kaob. Kui see ei aita, siis võiks pöörduda hambaarsti vastuvõtule, kes saab siis panna tundlikule kohale spetsiaalset lakki või siis viimase võimalusena katta tundlik koht plommiga või siis kogu hammas krooniga. Kui sul on mõni sõber, kes maadleb tundlike hammastega, siis jaga seda videot temaga.